Tahtsin ägedat sissejuhatust, tahtsin ägedat sisenemist kaameraga sinu vaatevälja. Ma loodan, et see õnnestus. Tere, mina olen Kristina ja kui sa mind juba siin näed, siis ma usun, et ma ei ole sulle sugugi võõras. Miks ma tulen täna siia kaameraga, näoga ja häälega? Sest kui ma seda praegu siin salvestan, on 22. oktoober 2025 ja täna täitus minu ettevõtluses või minu ettevõttes siis 4 aastat. Ma olen 4 aastat olnud ettevõtja. Uskumatu, ma ei saa aru, kuhu see aeg nii kiiresti läheb. Ja mul oli tunne, et ma tahan seda tähistada koos sinuga. Ma tahan tulla kaamera ette ja ma tahan jagada enda teekonda, sest tegelikult ma ei ole seda enda kanalites teinud. Ma olen käinud erinevates podcastides, ma olen käinud erinevates Facebooki gruppides, laivides ja ma olen natukene jaganud siin, natukene jaganud seal. Seega ma mõtlesin, et miks mitte tulla ja jagada täna, kui mina ettevõtjana ka ju sain 4-aastaseks, ehk siis ma olen olnud ju ettevõtja 4 aastat. See on lihtsalt nagu nii vägev teekond olnud. Täna olen ma coach, ma olen ettevõtja ja ma olen inimene, kes on selle ajaga läbi käinud päris korraliku teekonna. Ma tunnen, et mul on täna lihtsalt nii imelised kliendid, kuigi võin käe südamele panna ja öelda, et minu meelest mul on kogu aeg ägedad kliendid olnud ja mul on lihtsalt nii imelised koostööd nii varasemalt kui ka praegu. Ja miks ma veel tahan tulla siia kaameraga, on see, et ma tunnen, et ma olen natukene võib-olla enda kanalites tahaplaanile jätnud just nimelt selle pildi ja häälega olemise. Seega ma olen tagasi ja täna ma tahangi siis sulle jagada enda teekonda, mida need 4 aastat kasvamist tegelikult on tähendanud. Toon välja mõned tõusud, mõned mõõnad ja vaatame, kuhu see video täna viib. Ma juba ütlen sulle vaikselt ette, et see tuleb pikem kui pool tundi. Seega ma loodan, et sul on aega või sa võtad aega, et siin koos minuga olla. Valmis? Let's go! 4 aastat ettevõtlust, 4 aastat ettevõtjaks olemist. See oli täiesti pea ees vette hüppamine, sest ma ei ole isegi mõelnud varasemalt sellele, et minust võiks päriselt ettevõtja saada. Jah, ma käisin kõrgkoolis ja õppisin ärijuhtimist, aga ma ei mõelnud kunagi, et minust võiks saada ettevõtja, mis on iseenesest hästi huvitav. Vaid pigem ma mõtlesin, et ma võiksin kusagil sellises kohas töötada, kus on mõnus kollektiiv, mul on tööpäev 9-st 5-ni ja siis käin tööl, jõuan pensioniikka, jään pensionile ja siis hakkan elu nautima. Kas see tuleb sulle tuttav ette? Elu ei tahtnud seda, aga ma ei lähe nii kaugele, et mis siis kõik pärast seda sai, vaid ma tulengi nüüd kohe siia samma tagasi, mis siis toimus 4 aastat tagasi, miks minust üldse sai siis ettevõtja. Natuke rohkem kui 4 aastat tagasi, kui oli pandeemia aeg, ma jäin töötuks. Ja ma saatsin meeletult CV-sid, et leida endale töö valdkonnas, mida ma olin teinud juba üle 9 aasta kindlasti. Et nii Eestis kui ka Tenerifel elades ma olin klienditeenindaja. Hea, mugav, kerge, aga seal ei olnud tegelikult enam kasvukohta. Ja mis tegi pandeemia, koht, kus ma töötasin, see lõpetas tegevuse ja ma jäin töötuks. Juhuu, mina olen kindlasti see inimene, kes ütleb, et pandeemia oli õnnistus,
sest see pani mind tegutsema. Nüüd, kuidas ta mind tegutsema pani, oli see, et ma hakkasin mõtlema selle peale, mida ma päriselt tahan. Kuna ma olin hästi pikalt identifitseerinud ennast läbi oma töö, ehk siis ma olen klienditeenindaja, siis pärast seda, kui ma jäin töötuks, ma hakkasin ütlema endale siis eelkõige, et ma olen endine klienditeenindaja ja lisaks ma olen töötu, ehk siis ma olen töötu ja endine klienditeenindaja. See oli minu uus identiteet. Ma saatsin CV-sid ja ma ei saanud tööd, mulle isegi ei vastatud. Ja ma tean, miks mulle ei vastatud, sest sel hetkel ma juba teadsin, et ma ei taha enam sama tööd teha. Ma hakkasin mõtlema, et mida ma siis saan teha, et edasi liikuda, sest päris rahata ka olla ei saa ja maksud vajavad maksmist, külmkapp vajab täitmist ja tahaks natukene ka reisida ja tahaks elada. Tahaks natuke rohkem elada, kui ainult käia tööl kodus ja siis vaadata, et kõht oleks täis. Ma hakkasin siis vaatama, millised on need võimalused, mida saab sel ajal, kui maailm oli lukus, mida ma saaksin õppida sellist, kus ma saaksin olla rohkem iseenda aja peremees ja et ma saaksin rohkem olla asukohast sõltumatu. Ja üks nendest variantidest oli hakata kinnisvaramaakleriks. Ja kinnisvaramaakleri õpe toimus sel ajal virtuaalselt, seega see oli minu jaoks lihtsalt perfect. No nii suurepärane võimalus. Ja seda enam, et seal juures oli märkus, et ei ole vaja eelnevat kogemust. Ehk siis kinnisvaramaakleriks hakkamiseks ei olnud vaja eelnevat kogemust, sest toimus virtuaalne õpe. Ma läbisin selle kursuse ja sain kätte diplomi. Võtsin ka järgmise taseme ja käisin veel 4 päeva väga intensiivsel kursusel Tenerife pealinnas ja tegin ka selle kursuse läbi. Sain sertifikaadi kätte, aga mida minust ei saanud, oli kinnisvaramaakler. Esiteks sellepärast, et ma olin liiga ebakindel, ma ei uskunud iseendasse ja ma ei julgenud teha külmkõnesid, et ma helistaks võõrale inimesele ja pakuks välja, et ma tulen ja aitan sul sinu kodu maha müüa. Et ma aitaks sul sinu maalapi ära müüa. Mul lihtsalt ei olnud seda julgust ja ma ei uskunud iseendasse. Seega, ma olin justkui kinnisvaramaakler, kes oli endine klienditeenindaja töötu. Seega ma ikkagi ei võtnud endale omaks ka seda identiteeti, et ma olen kinnisvaramaakler. Ma jõudsin nii kaugele, et jah, mul oli portfellis üks suurem objekt ja minu lemmikosa selle töö juures oli paberimajandus. Mulle meeldis esitleda turundusplaani klientidele ja mulle meeldis kohtuda ka ostjatega ja tutvustada seda siis objekti, seda maja, mis minu portfellis siis sel hetkel oli. Aga nagu ma ütlesin, ma ei võtnud seda ametit omaks ja nii see jäi, ma ei läinud sellega edasi, vaid minu teele tuli sel hetkel eneseareng. Ja ma tahangi just öelda just nimelt, et eneseareng, mitte eneseabi. Ja eneseareng selles mõttes, et ma tahtsin lõpuks ennast leida. Ja ma tundsin, et ma tahan kasvada, ma tahan edasi liikuda ja ma ei taha jääda sellesse kohta. Ehk siis mul oli juba liiga valus olla seal diivanil, lihtsalt diivanikartul või diivanipadi, mida vahepeal siis nii-öelda raputada, ehk siis see raputamise koht, et tõuseb püsti ja lihtsalt kolin elutoast magamistuppa ja pärast magamistoast uuesti elutuppa, et ka selliseid kuid oli ja see oli lihtsalt nii
rõve juba, mul oli sees nii vastik olla, et ma olin sel hetkel valmis kõigeks, mis mind edasi aitab ja hakkasingi tegelema rohkem ja rohkem teadlikult enesearenguga ja minu teele sattus üks 7-kuuline enesearenguprogramm, mis siis aitaski mul iseennast hakata leidma, aitas mul leida minu eesmärgid, et kuhu suunas hakata liikuma. Nüüd, kui ma olin sellel teekonnal, minu ellu tekkis nii palju ägedaid uusi inimesi ja väga paljud neist olid tegutsevad ettevõtjad. Seega see oli minu esimene kord, kus ma olin ümbritsetud päriselt ettevõtjatega ja mitte siis palgatöölistega. Ma ei taha öelda, et palgatöö ei ole hea. On, täiega on, kui seal on kasvamisvõimalust, kui sul on võimalik seal edasi liikuda, sul on võimalus seal karjääri teha, sul on võimalik seal areneda, suurepärane. Lihtsalt see koht, kus mina töötasin, minul ei olnud seal seda võimalust. Seega ma hakkasin ennast leidma ja lihtsalt saatuse tahtel või looja või universumi tahtel hakkasid mind ümbritsema aina rohkem ettevõtjad. Ma sain võimaluse liituda siis sellesama programmi juhendaja tiimiga ja üllatus, minu tööks sai teha kõnesid. Ma pidin sellest lihtsalt läbi minema. Aga nüüd see erinevus oli see, et need kõned, mis ma selles tiimis hakkasin tegema, olid videokõned. Ja see tekitas minus palju rohkem rahu, turvatunnet, et ma tean, kes mind seal teisel pool kaamerat ootab. Ja küll mõnikord ka ei teadnud, sest sa kindlasti tead, et Facebookis on kasutusel ka profiilipildina kiisukesed ja kutsukesed ja lilled ja puud ja tassikesed ja nii edasi ja nii edasi. Ja lihtsalt siis nendel kordadel ma tõesti ei teadnud, keda oodata, aga enamasti oli ikkagi pilt olemas ja minul oli see turvatunne, et ma tean, kes seal teisel pool on. Ja teine põhjus, miks oli neid kõnesid tunduvalt kergem teha, sest kui ma olin saatnud juba sõnumi, eelnevalt saatsin siis sõnumi, et sul on võimalus teha minuga kõne, siis ma sain sealt vastuse, et jah, ma tahan seda kõne. Seega see ei olnud enam see päris külm kõne, kus ma helistan, et tere, mina olen Kristina ja nii edasi, vaid see inimene juba ise oli vastu võtnud selle pakkumise, et jah, ma soovin sinuga kõne. Seega sellest kohast ma läksin läbi ja ma olen lihtsalt nii tänulik iga inimese eest, kes minuga kõnesse tuli. Kui ma olin teinud seda mõnda aega, siis ma tegin seda vabatahtlikuna, siis pärast minust sai ühel hetkel päris tiimiliige, mis tähendas seda, et minult hakati sisse ostma teenust. Ehk siis ma ei läinud tööle, vaid minust osteti sisse teenust. Ja teenusepakkujana juhtus see, et ma pidin esitama oma esimese arve. Ja et ma saaksin arvet esitada, siis ma pidin selleks looma oma ettevõtte. Ja see siis oligi täpselt 4 aastat tagasi, kui ma registreerisin oma ettevõtte ja sain e-kirja kinnitusega, et Alma Feliz OÜ on sündinud. Ka sellel nimel on oma lugu, aga ma usun, et ma seda räägin mõnes teises videos ja see on kindlasti midagi sellist, kus külmaväririnad, külmajudinad tavaliselt käivad minul endal üle, kui ma seda jagan ja ka need, kes seda kuulevad, siis ka nendel on tavaliselt selline värin sisse tulnud ja ma olen, et vau, mis lugu. Seega ma kindlasti räägin seda mõnes järgnevas videos.
nüüd minu teekond, kui ma hakkasin ettevõtjaks, siis see ei tähenda seda, et ma pakun teenust ja kohe ma saangi hakata endale palka maksma, ma saangi kohe käibe nii suureks, et elu on lill. ei, see oli step by step, väikeste sammudega muudkui paremate tulemusteni. nüüd sealt edasi minnes, kuna ma ütlesin, et ma olin ümbritsetud ettevõtjatega, siis minu teele sattus ka Liina Ostumaa, kes tegeles virtuaalse assisteerimisega ja alustas sel hetkel ka virtuaalsete assistentide koolitamisega või siis mentorlusega. Oleks õigem öelda, et sel ajal ta tegi mentorlust ja ta pakkus mulle võimalust, et kas mina sooviksin tema juhendamisel siis õppida virtuaalassistendi ametit. ma olin iseenesest sekretäri ametit pidanud ühe suve kõrgkooli ajal, et mul oli 3 kuud juba kogemust sekretärina olemas assistendina, siis seda maailma iseenesest ma natukene teadsin, aga mis asi see virtuaalassistendi maailm veel on, et mis see virtuaal seal ees tähendab, see oli minu jaoks tundmatu. ja ma olen lihtsalt nii tänulik, et ma otsustasin selle pakkumise vastu võtta ja enda teekonda siis päriselt ettevõtjana alustada, sest ma sain väga kiiresti endale kliendid, kellele ma siis pakkusingi virtuaalassistendi teenust. seega minu sees käis shift. nii, mis ta eesti keeles on? Nihe. Minu sees käis nihe ja see nihe oli see, et ma lõpuks ei öelnud enam, et ma olen töötu. see oli esimene kord, kui ma saatsin mitte välja esimese arve, vaid siis, kui mul tekkis teine virtuaalassistendi klient ja siis mul oligi 2 klienti ja ma pidingi hakkama arveid saatma igakuiselt ja kui ma saatsingi välja teise arve, siis käis minu sees see nõks ära, et vau, ma ei ole enam töötu. see jõudis minule sel hetkel alles kohale. mitte siis, kui ma registreerisin ettevõtte, vaid siis, kui ma saatsin välja oma teise arve. et siis oli see esimene kord, kui ma tundsin, et midagi nihkus. ja iseenesest mõtteviisilt ma ei olnud ikka ettevõtja, vaid ma olin mõtteviisilt ikkagi palgatööl, sest ma ootasin, et mulle öeldaks, mida ma pean tegema, et siis need ülesanded täita. selle asemel, et öelda või läbi rääkida, millised on need minu pakutavad teenused, mida mulle meeldib teha, mida ma teen hästi, kuidas ma saaksin veel paremini aidata, kõik sellised asjad, et see oli see koht, mis ma ei teinud veel, sest minu mõtteviis ei olnud ettevõtja. ja mis veel minu meelest eristab ettevõtja mõtteviisi, on piiride kehtestamine ja enda väärtustamine. piiride kehtestamise koha pealt ja enda väärtustamine, need käivad hästi käsikäes minu arust, et siin selle all ma siis mõtlen seda, et minu klient, minu siis see teine klient või minu see teine klient, kelle ma endale sain, kellega ma hakkasin koostööd tegema, et tema jaoks oli okei teha tööd õhtusel ajal ja ka nädalavahetustel. see hetk, kui ma ju olin, eks ju, enda mõtteviisilt veel olnud töötu, nüüd ma võtsin alles omaks selle, et okei, ma olen ettevõtja või siis võib-olla võtsin hoopis omaks see mõtteviisi, et ma olen tööline. et ma olen see ja ma teen siis, kui mulle öeldakse ja see hakkas mind rõhuma, sest minu elukaaslane oli õhtuti vaba ja mina pidin õhtuti tegema siis tööd. või nädalavahetustel, kui teised tegid plaane, siis mina ei saanud plaane teha, sest võib-olla ma pidin tegema tööd nädalavahetusel.
ja ma ei julgenud sel hetkel veel öelda, et see mulle ei sobi. Täna on mul need piirid väga-väga paigas. Täna ma ka enam ei ole, eks ole, virtuaalne assistent ka, et ma olen sealt veel edasi liikunud. Nagu ma ütlesin, ma olen tänaseks coach ja olen täielikult virtuaalassistendi teenustest loobunud, et ma enam ise neid ei paku. Aga jah, mul on abiline, ka sinna ma jõuan, aga täna ma enam neid ei paku ja äh, minu jaoks on hästi oluline see, et minuga koostöös olles, kui praegu ma mõtlen, hüppan korraks tänasesse päeva, siis kes teevad minuga koostööd, et nad teaksid, et nad annaksid mulle hästi julgelt teada, millal on nendel nii-öelda see tööaeg ja millal on puhkeaeg ja millal nad võtavad ka puhkust. Seega, kuna ma olen ka teenuse sisseostja, siis tegelikult ma ei saa dikteerida teisele teenusepakkujale, millal tema enda tööd peab tegema, eks ole, ei saa seda öelda. Seega mina küsin, millal teeb teenusepakkuja tööd, millal ma saan temaga kommunikeerida, mis kanalit pidi ma saan temaga ühendust võtta, kas see on okei, kui mul tuleb mõni idee ja ma saadan selle kohe talle Messengeris ja siis ma lisan tavaliselt juurde, et sellega ei ole kiire või vaata alles järgmisel päeval või vaata siis, kui sul aega on. Et lihtsalt kui mõni idee tuleb, et kohe saaks seal saada või on parem suhelda läbi meili, et kõik need asjad tuleb läbi rääkida ja et oleks julgust panna siis hästi kindlad piirid paika, julgus öelda ei, ennast väärtustada. Et kui sa ikkagi soovid, et sul on nädalavahetus ettevõtjana vaba, et siis sa ei tee nädalavahetusel tööl. Kas võib olla erandeid? Absoluutselt. Muidugi võib olla erandeid, aga erand kinnitabki reegli, eks ole. Uskumustest rääkides, mis juhtus minu esimesel aastal ettevõtjana? Esimene aasta ettevõtjana on päris seikluste rohke, sest kui ma ettevõtte registreerisin ära oktoobris, siis nagu ma ütlesin, kohe ei tulnud seda raha nii palju sisse, et saaks kõik arved makstud, saaks käia ringi. Mul ei olnud seda võimalust, sest ma olin nii alguses ja kõik see tuli väikeste sammudega ja tuli ka vahele suvi ja minu kliendid suvel võtsid natuke lõdvemalt. Seega mul tekkis hirm ja mõtlesin, ettevõtlus ei ole minu jaoks. Ettevõtlus ei ole minu jaoks, see ei too mulle nii palju sisse, et ma saaks ära elada. Seega ma hakkasin uuesti CV-sid saatma ja ma sain vastuse. Minust sai klienditeenindaja lasteriiete poodi. Ja see oli kohe, isegi ma ei olnud veel päris aastat olnud ettevõtja, vaid ma läksin uuesti tööle siis klienditeenindajaks juunikuus 2022. Nii et kuskil natukene üle poole aasta olin olnud ettevõtja ja siis läksin tagasi klienditeenindajaks. Kui pikalt ma olin seal? Ma vahepeal käisin Eestis, 2 nädalat käisin Eestis ära ja siis tulin tagasi ja läksin uuesti siis tööle ja tagasi minnes ma tundsin, et see ei ole enam minu koht. Ma olen edasi arenenud, ma olen kasvanud, ma olen saanud maitsta, mis on olla ettevõtja ja see meeldis mulle. Mulle meeldis, et tegelikult mul oli see ajaline vabadus, et ma sain ise valida, millal ma mingeid tööülesandeid teen ja oluline oli teha nad õigeks ajaks ära. Kas ma teen neid hommikul, lõunal, õhtul, vahet ei ole. Oluline oli kuupäev, et see saaks õigeks päevaks tehtud.
mõnikord tõesti oli vaja teha kiiresti ja reageerida kiiremini kui teinekord ja ka need said tehtud ja mm, selleks hetkeks, kui, kui ma lõpetasin klienditeenindaja ära, siis minu esimene, mitte esimene, vaid minu teine virtuaalassistendi klient, kellele ma pakkusin virtuaalassistendi teenust, temaga koostöö ma olin lõpetanud, sest ma olin seal nii palju õppinud, et kuidas ennast väärtustada, mis on üldse minu piirid, mis on minu jaoks okei. Ja ma tundsin, et ma parem lasen sellest kliendist lahti, et saaksid tulla teised, kellega on parem klapp ja kellega meie väärtused paremini sobivad. Ja see on hästi huvitav veel, et see oli see koht, kus ma hakkasin tundma, et minu jaoks on väga oluline, et minul on minu kliendiga hea klapp, et me sobiksime omavahel, meil oleks kerge suhelda, hea kommunikatsioon ja ma tundsin ka seda, et kommunikatsioon on üks minu väärtustest, mida ma väga-väga hindan. Ja ka täna, olles coach, ma tunnen, et ma ei ütle jah kõigile, kes soovivad koostöösse tulla, sest esiteks ma ei saagi kõiki aidata, ma ei saagi kõiki toetada ega suunata. Aga mis on veel olulisem, on see, et meil oleks omavahel väga hea klapp ja tekiks usaldus ja avatus ja et meil oleks kerge omavahel kommunikeerida, et meil oleks hea kommunikatsioon. Seega, nagu ma ütlesin, pärast 2,5 kuud klienditeeninduses uuesti tagasi olles, lisaks sellele, et ma sain aru, et see ei ole enam minu jaoks, siis ma õppisin sealt väga palju märkama mustreid, väga palju märkama uskumusi ja eelkõige läbi siis enda tööandjate. Milliseid uskumusi? Eelkõige siis rahaga seotud uskumusi ja seda, mida siis need tööandjad, kuidas nad kohtlesid oma töötajat ja kuidas nad väärtustasid üldse enda töötajaid. Et ma sain sealt väga-väga mõnusa õppetunni ja ma isegi jagasin seda kunagi väga ammu, no 3 aastat tagasi, eks ole. Et 3 aastat tagasi jagasin ka enda sotsiaalmeedias, et mis need uskumused olid. Peaks selle ka siin uuesti välja tooma, et milliseid uskumusi sealt siis märkasin. Pärast seda, kui ma sealt tulin ära ja keskendusingi siis päriselt ettevõtlusele, et siis käis see teine nihe, kus ma võtsin omaks selle päriselt ettevõtja mõtteviisi. Ja ettevõtja mõtteviis on see, et ma olen avatud kasvamisele, ma hakkan mõtlema, kuidas paremini pakkuda teenust, kuidas ma saaksin olla veel kvaliteetsem, kuidas ma saaksin saada paremaks, kust ma saan ennast täiendada. Seega see maailm muutus minu jaoks väga-väga palju ja minuni jõudsid lihtsalt nii ägedad kliendid. Seega, kui sa oled kunagi olnud minu klient või sa oled minult sisse ostnud virtuaalassistendi teenust, siis aitäh sulle selle usalduse eest, sest iga selline koostöö on lihtsalt mind nii palju edasi aidanud ja arendanud ja see on lihtsalt nagu fantastiline, et ma olen lihtsalt nii südamest tänulik. Ja mis juhtus, oli see, et minu kliendid siis, kellele ma pakkusin virtuaalassistendi teenust, hakkasid mulle ütlema, et Kristina, kas sa ei ole mõelnud coach imise peale, kas sa ei ole mõelnud coaching'u teekonna peale? Ja tegelikult ma ju olin mõelnud selle peale. Ma olin selle peale mõelnud sel ajal, kui ma hakkasin ennast otsima. Ehk siis sel ajal, kui ma jäin töötuks, hakkasin mõtlema, mis mulle meeldib teha, kes ma tahan üldse olla, siis tegelikult see mõte käis minu peast läbi, aga ma lihtsalt sain tagasisidet, et see on mega raske ja see ei ole kõigi jaoks. Seega ma panin selle kõrvale ja läksin teist teed pidi. Nagu ma ütlesin, minust sai virtuaalne assistent. Kui minule öeldi juba,
mõned korrad, et kas ma olen mõelnud coaching'u teekonna peal, kas ma olen mõelnud coach'iks hakata, siis see idee mulle meeldis ja ma hakkasingi vaikselt coach imise kursuseid võtma, hakkasin ennast arendama, hakkasin seda maailma õppima ja 2023 oli see aasta, kui ma sain oma esimese coaching'u life coach'i sertifikaadi ja 2023 hakkasin ka õppima virtuaalselt muidugi, aga ka Eestis läksin siis ka 6-kuulisele kursusele. Ma hakkasin praegu mõtlema, kas see oli 6-kuuline või oli see isegi aastane, ma isegi ei mäleta seda, oh my god. Aga igatahes ma läksin ka Eestis õppima seda ning ma sain juunikuus Eestis kätte sertifikaadi transformatsiooni coach ehk siis elumuutuse coach'i paberid sain kätte ja mis ma veel tahtsin siia öelda, et kui ma 2023 hakkasin üldse coach'iks õppima, siis 2024 jaanuaris, nii, see oli aastane, just aastane õpe ja see algas, aastane õpe oli ja ma jaanuaris juba tahtsin endale saada nii-öelda inimesi, kellega praktiseerida. Seega esimene mõte oli, et ma praktiseerin coach imist 3 inimesega. Ma hõiskasin sotsiaalmeedias välja, et ma otsin 3 naist, kes on nõus mind välja aitama selles ja kelle peal ma võin siis praktikat teha. Aga kuna ma sain nii ägedatelt inimestelt, nii ägedatelt naistelt sõnumid, et nemad seda soovivad, siis mul oli raske seda valikut teha, see oli nagu nii raske, aga lõpuks ma tegin praktikat hoopis 6 naisega. Ma õppisin coaching ut ja ma tegin praktikat 6 naisega. Ehk siis aitäh teile, et te mind usaldasite ka ilma paberita. Ja see teekond, vau, lihtsalt, kui ma suudaks seda kuidagi veel rohkem väljendada, see leek, mis minu sees on põlema läinud, see elujanu, see, ma tean, kes ma olen, ma tean, mis ma tahan, see on lihtsalt, kui ma oskaks seda kuidagi veel paremini sõnadesse panna, siis ma seda teeks. Aga kuna mul ei jätku neid sõnu, siis ma proovin seda emotsiooni sulle siin kuidagi edastada ja ma usun, et äkki sa isegi saad selle killukese minu emotsioonist siin kätte. Nüüd, kui ma olin kätte saanud ka enda coach imise paberid, siis üks minu teekonna alguses, kui ma ennast hakkasin alles leidma, oli selline asi nagu kiretest, passion test ja see hakkas ka mulle uuesti ette tulema nüüd, kui mul oli coach'i sertifikaat olemas ja mõtlesin, et ma teen selle ka ära, sest see aitas mind, minu esimesed sammud nii-öelda üldse sellele teekonnale minekuks hakkasid sealt pihta, sest üks asi, mis ma sinna kirja panin, oli see, et mul on asukohavabadus ja ajaline vabadus. Täna ma väga ei kasuta sõna ajaline vabadus või asukohavabadus, pigem, et ma olen sõltumatu, et ma olen sõltumata ajast, et mul on piisavalt aega ja et ma ei sõltu ka asukohast, et mulle meeldib see sõnastus natukene rohkem. Seega ma olin, aga see hetk ma olin kirjutanud endale, et ma olen asukohavaba ja ajaliselt vaba ning ma olen selle tänaseks saavutanud. Ja ma olin ka selle juba läbi virtuaalse assistendi tegelikult saavutanud, aga ma tunnen seda nagu veel rohkem, sest täna on mul need kokkulepped coaching'u klientidega, millal meile mõlemale sobib ajaliselt, et ma ise panen kuupäevad, millal mingi kursus toimub, millal mingi töötuba toimub, et mul on see
see vabadus olemas, et ma saan kalendriga ise mängida. Ja see on ka lihtsalt nii imeline tunne, et leida seda kergust, seda õhku sinna kalendrisse siis, kui on vaja ja ma nagu lihtsalt nii väga armastan seda. Seega, nagu ma ütlesin, jõudsin ka passion testini ja aasta tagasi, ka samuti oktoobris, ma läbisin väga intensiivse 4-päevase passion test facilitator'i kursuse ehk siis olen Eestis 3. ametlikult passion testi läbiviija. Ehk siis, kui sa tahad teada, mis on sinu kirg, mis paneb sinu silmad särama, mis on sinu südame hääl, mida ta sulle sosistab, mida ta tahab, et sa teeksid, kuhu suunas sa peaksid liikuma, et tunda õnne, rõõmu, kergust, rahu, siis võta minuga ühendust ja ma viin passion testi läbi sinuga, selle protsessi ja ma usun, et see samamoodi, nagu see aitas mind, aitab ka sind. Passion testi kohta saab lugeda lähemalt ka minu kodulehelt. Kodulehe aadress on kristinareinberg.com. Et täpselt nii kerge ongi. Kirjuta minu ees- ja perekonnanimi kokku ja saadki kenasti minu kodulehele. Nüüd see on olnud lihtsalt imeline kasv ja sellel aastal ma lõpetasin täielikult ära virtuaalassistendi teenuse pakkumise. Mul oli veel natukene siin üht-teist jäänud. Nimelt mulle väga meeldis teha kujundusi, mis ka tegelikult on alles sellel teekonnal, sellel 4-aastasel teekonnal välja tulnud, sest ma ei olnud kunagi varem kujundusi teinud ja mulle anti see võimalus proovida ja midagi visuaalset valmis teha ja näha seda lõpptulemust on lihtsalt nii südant rahuldav ja kui sealt veel tuleb head tagasisidet ka, siis see paneb veel rohkem naeratama ja toob seda head tänutunnet sisse. Aga kuna ma olen nii praegu keskendunud coachingule ja enda coaching'u klientidele, siis ma tundsin, et aeg on päriselt lahti lasta kõigest sellest, mis ei ole coaching'uga enam seotud. Seega kõik, mis ei ole coaching'uga seotud, on tänaseks lõpetatud ning olen täielikult pühendunudki ainult enda kursuste loomisele, olen pühendunud enda üks-ühele klientidele, olen pühendunud enda pisikesele kogukonnale, mis on kasvamas ja ka siis proovin rohkem siin sulle väärtust pakkuda, et just nimelt sel viisil, et tulen ja räägin. Seega, kui sul on küsimusi või teemasid, mida sa tahaksid, et ma sinuga jagaksin, siis hea meelega kirjuta ka kommentaaridesse, korjan kõik kokku ja hakkan lihtsalt pihta, et mis seal ikka. Mis veel on toimunud sellel teekonnal, on minu enda areng ja kasv ja just nimelt mitte ainult ettevõtjana, vaid inimesena ja naisena. Ma väga pikalt rääkisin endale lugu, et ma olen vaikne hall hiireke ja nähtamatu on olla turvaline ja ongi hea, kui keegi minust mitte midagi ei tea. Ja nagunii, ma teen siin vaikselt, nokitsen arvutis ja see on okei. Aga ühel hetkel ma tundsin, et tegelikult ma ei ole hall hiireke. Ma olen särav täht, kes aitab teistel särada. Seega mul lihtsalt näen seda kasvu mitte ainult enda peal, vaid nagu öeldakse, väline maailm on sinu peegel. Ja kes on kõige paremaks peegliks, on minu enda kliendid. See on lihtsalt, vau, millised naised mul praegu on üks-ühele coaching'us. See on lihtsalt uskumatu. Ka varasemalt olid minu üks-ühele coaching'ust väga vägevad, säravad naised, kes tegid samme, et saada tulemusi.
aga see on nagu, nad on nagu väga-väga erinevad nendest naistest, kes on praegu. Seega ma olen lihtsalt mega tänulik igale naisele, kes on mind usaldanud, kes on mind valinud enda teekonna partneriks, arengupartneriks, vastutuspartneriks. et ma olen lihtsalt nii mega tänulik ja kõik need sõnumid, mis ma olen nüüd viimased päevad ka saanud, et uskumatu, ma ei tea, mida sa teed, aga ma liigun kogu aeg edasi samm-sammu haaval, mul on iga päev põhjust tähistada võite, ma iga päev märkan, kuidas ma liigun edasi ja see on lihtsalt nii ilus tagasiside, et isegi kui ma avalikult ei saa nimeliselt kõike jagada, siis sellised tagasisided on, ah, mu süda lihtsalt paisub ja see lihtsalt elu on lihtsalt nii ilus. Seega selline on olnud minu seiklus, minu kasv, minu ettevõtlusteekond ja mul on nii hea meel, kui sa jõudsid selle video lõpuni vaadata ja mul on lihtsalt nii vägev olla siin kaamera ees praegu ja kui sa tunned, et sina tahaksid ka tulla minu maailma, siis kirjuta mulle ja vaatame, kuidas me saame oma maailmad ühendada, mil viisil saan ma sulle tulla majakaks ja suunda näidata, valgust tuua. Siis lihtsalt kirjuta mulle ja vaatame, millised on need võimalused koos edasiliikumiseks. Me kindlasti leiame midagi ja midagi üliägedat on ka peagi tulemas, seega hoia silm peal minu sotsiaalmeediakanalites, olen igal pool, rohkem siis Instagramis ja Facebookis, et otsi mind ülesse ja tule mind jälgima ja kui sa seda video vaatad nüüd Youtube'is, siis ära unusta vajutada subscribe'i peale. Aitäh sulle ja kohtume juba peagi. Tšau!